Kui ma oleksin sellel ööljät kraapinud, nagu mu abikaasa nõudis, ei oleks ma nüüd elus, et seda lugu rääkida. Tookord ei tundunud midagi selle päeva juures piisavalt olulist, et mu elu muutma hakata. Detroitis hilisel pärastlõunal valitses talvine päev, mil taevas ei tahtnud kunagi täielikult heledaks muutuda ning külm tundus, et imbub otse luude sisse. Tuul surus tugevalt väikese naabruskonna toidupoe klaasuste vastu, raputades neid iga kord, kui keegi sisse või välja astus. Jalakäijate teed olid juba jääks muutunud ja inimesed liikusid kiiresti pead all, kiirustades koju. Seisin järjekorras, käekorv põlve vastu toetatud, õlad valutades pärast pikka vahetust kliinikus. Töö, mis mind ei säranud, oli vaid tundide viisi koodide ja paranduste tegemist, kindlustuskõnesid ja vaikset frustratsiooni. 57-aastaselt oli elu muutunud kitsaks rutiiniks, töö, kodu, õhtusöök, vaikimine. Üllatusi ma enam ei oodanud. Minu ees kassas seisis väga väike eakas naine, kes oli küürus justkui talve raskus surus otse tema seljale. Seljas oli tal õhuke pruun mantel, mis oli selgelt läbi elanud mitmeid talvesid ja kudumismüts, mis kattis tema valgete juustekiude. Tema käed värisesid, kui ta tühjendas pragunenud vinüülrahakoti sisu leti peale. Vabalt kukkunud sendid ja mündid laiali, sendid, viiesed, mõned kümned. Rullikule olid paigutatud vaid põhilised toidukaubad, poebrandileib, piimapakk, 2 konservisuppi ja väike kott riisi. Klienditeenindaja vaatas ekraani, seejärel naist. Sellel ilmel, mis oli väsinud, kuid ettevaatlik, tundsin ma ära, et midagi on valesti. Sul on puudu 18, ütles ta õrnalt. Naine tõstis kulmu, segadus tema näol. Ta kogus mündid uuesti kokku, luges neid kord, siis teist korda, huuli liikudes vaikselt. See ei saa olla õige, sosistas ta. Ma lugesin kodus. Olin kindel, et mul on piisavalt. Minu taga kuuldus valju sikhendust, keegi teine liikus kannatamatult. Ma ei tea, miks, aga mu rinnus tõmbus kokku. Võib-olla oli põhjuseks see, kuidas naise sõrmed külmast värisesid. Võib-olla see, kui tuttav see vaikne häbi oli. Olin seda ise kogenud rohkem kordi, kui ma tahtsin meenutada. Enne kui ma saaksin oma mõtteid üle mõelda, astusin sammu edasi. Mina maksan, ütlesin, asetades leti peale $20. Palun lisage see minu arvele. Naine pöördus aeglaselt, tema silmad tõusid minuga kohtuma. Ühel hetkel unustasin poemüra, tuule ja meie taga oleva järjekorra. Tema silmad olid teravad, selged, liiga valvsad, et kuuluda kellelegi, kes nägi nii habras välja. Tundus, et ta vaatab läbi minu, mitte minu otsa. Sa ei pea seda tegema, ütles ta pehmelt. Ma tean, vastasin. Aga ma tahan. Ta noogutas korra, siis kogus oma toidukaubad kulunud kangakotti. Kui ta koti leti pealt võttis, puudutas tema käsi minu oma. Tema nahk oli külm. Liiga külm. Heatahtlikkus ei kao, ütles ta vaikselt. See naaseb. Naeratasin viisakalt, maksin oma toidukaubad ja pöördusin lahkuma. Olin juba poolel teel ukse poole, kui tundsin, et tema sõrmed kinnituvad mu varrukale. Need ei olnud nõrgad, vaid kindlad. Ta kummardus lähemale, nii et suutsin tunda maapinnast ja teravust, nagu kuivatatud ürdid ja vana paber. Kui jää täna õhtul sinu maja ees ilmub, sosistas ta madalal ja tasasel häälel, ära puutu seda. Mitte isegi natuke. Olin segaduses, vaatasin talle otsa. Jäta see täpselt selliseks, nagu see on, jätkas ta. Luba mulle. Naersin vaikselt, ebamugavalt, teadmata, mida veel öelda. Olgu, vastasin pigem ebamugavusest kui usust. Luban. Alles siis laskis ta mul lahti. Kui ma surusin end klaasukse kaudu külma Detroiti tuule kätte, oli ta juba kadunud. Minu autoni jõudes oli tuul muutunud peaaegu isiklikuks, teravaks. Jää kattis tuuleklaasi ebaühtlaselt ja mu hingamine uduseks mu ees, kui istusin seal hetkeks, käed roolil, naise sõnad peas ringi mängides. Ära puutu jääd. Koorisin pead ja keerasin võtme. Inimesed ütlevad kummalisi asju, eriti need, kes on piisavalt kaua elanud, et näha mustreid seal, kus teised näevad juhuseid. Veensin end, et see on kõik. Kahjutu hoiatus, uskumus. Tagasiteekond võttis vähem kui 1-0 minutit, kuid tänavad olid juba libedad. Linn vaikis õhukese, ohtliku jääkatte all. Detroiti võitjad suudavad kõik muuta raskemaks.
hooneid, mõtteid, abielusid. Meie maja seisis vaiksel tänaval linna idaküljel, kitsas telliskivimaja, mille eesõu oli madal ja aed, mis oli oma paremad päevad näinud. Verandal põles valgus, heites kahvatu kollase ringi trepile. Jää sädeletas kõnniteel, sile ja klaasjas. Richardi auto oli juba hoovis. Kandsin toidukotid sisse, mu õlad pinges juba enne, kui ukse avasin. Maja lõhnas nõrga kohvi ja mootorili järele, tuttav segu, mis Richardile alati külge jäi, olenemata sellest, kui palju ma tema riideid pesin. Ta seisis köögis leti ääres, kerides oma telefoni. Ta ei vaadanud üles, kui sisse astusin. Sa oled hilja, ütles ta. Jää oli igal pool, vastasin kotid maha pannes. Liiklus oli aeglane. Ta mürises vastuseks, heli, mis ei olnud nõusolek ega mitte, lihtsalt müra, mis täitis ruumi. Richard Carter oli selle heli aastatega täiuslikuks lihvinud. Ta oli nüüd 60, pikk ja endiselt laia õlgadega, kuigi juuksed olid hõrenenud ja halliks läinud. Ta töötas logistika superviisorina jaotuskeskuses, mis asus jõe lähedal. Pikad tunnid, pidev stress. Nii vähemalt tema ütles. Lahtipakkimine oli rahustav, samal ajal kui ta oma ekraani jälgis. Leib kapis, piim külmikus. Selle lihtne rütm pakkus rahu. Ma lähen täna õhtul välja, ütles ta äkki. Peatusin. Täna õhtul. Jah. Öösel on mingid ülesanded. Nad vajavad mind varakult koha peal. Siis vaatas ta lõpuks mulle otsa, tema silmad lamedad. Veendu, et riivid jää enne magama minekut maha. Ma ei taha hommikul sellega tegeleda. Seal see oli käsklus. Küsimusi ei olnud, see ei olnud kunagi palve. Minu esimene instinkt oli noogutada, nõustuda automaatselt, nagu olin teinud juba aastakümneid. Nii toimis meie abielu, tema rääkis, mina kohandasin end. Kuid toidupoe sõnad kerkisid üles ootamatult ja teravalt. Ära puutu seda, kui täna öösel jää väljas ilmub. Võib-olla ootan hommikuni, vastasin ma ettevaatlikult. Öösel peaks külmemaks minema. Praegune kraapimine ei pruugi palju aidata. Richardi lõualuud pingestusid. Ma ütlesin täna öösel, vastas ta. See võtab sul vaid 15 minutit. Sa oled niikuinii kodus. Kodus niikuinii. Tundsin, kuidas midagi minus nihkus. Väike asi, vaikne, kuid kindel. Mul on olnud pikk päev, ütlesin. Ja mu põlv on jälle hädas. Ta puhus nina kaudu välja, pahaselt. Sul on alati midagi. Järgnev vaikus oli paks, ebamugav. Olime elanud sellistes vaikustes juba aastaid, ringi astudes, teeskledes, et need ei ole seinad. Richard haaras oma jope ja võtmed. Ma olen 8 väljas, ütles ta. Ära unusta. Ta kõndis minust mööda ühtegi sõna lausumata, õlg mu omast puudutades, suundudes trepist alla. Seisin üksi köögis, vaadates ukse kaudu õues paistvat jääpeegeldust. Esmakordselt väga pikka aega ei olnud ma kindel, et ma teen seda, mida mu abikaasa käskis. Richard lahkus just enne 8, uks sulgus tema taga tuhmilt, kajades majas. Vaatasin elutoas aknast, kui tema auto tagasi sõitis, rehvid krõbistades õhukese jääkatte kohal. Tema tagatuled kadusid tänava lõpus, neelatud hallika sinise talveõhtu pimedusse. Majas oli hetkeks tunda suurt vaikust, kui ta lahkus. Iga heli näis venivat. Lukustasin ukse ja kontrollisin seda uuesti, keerates lukku, kuni see kindlalt klõpsuga paika jäi. Ütlesin endale, et olen ettevaatlik, mitte midagi enamat. Detroiti talved suudavad inimesi ärevaks teha. Õues langes temperatuur kiiresti. Jää paksenes verandal ja kõnniteel, muutes maa siledaks ja ohtlikuks kihiks, mis peegeldas verandal olevat valgust nagu tuhm klaas. Seisin seal pikalt, mantli seljas, labidas toetudes seinale, kuhu Richard oli selle varem lasknud. Kõik, mida mul oli vaja teha, oli see üles võtta. 15 minutit, oli ta öelnud. Mõtlesin vana naise käehaardele mu varrukast ja tema hääle raskusele. Mitte vähimalgi määral. Pöörasin selja ja sulgesin ukse. Sisehoovis liikusin majas rahutute energiate saatel. Süütasin lisalambid, valgustades ruume sooja valgusega, mis tõukas varjud eemale. Tõmbasin kardinad ükshaaval kinni, siis kõhklesin akna juures, mis suunas tagahoovi. Aed oli nüüd vaevu nähtav.
selle taga olev allee oli täielikult pimedusse neelatud. Tuul tugevnes, raputades lahtiseid laudu kuuri peal. Kusagil kauguses kõlas metalliklidin, terav ja tühi, siis vaikis jälle. Ütlesin endale, et see ei olnud midagi. Lahtine värav prügikast, mis oli ümber kukkunud. Suppel seisis kuumalt potis, kuid ma ei suutnud seda maitsestada. Mu isu oli kadunud, asendunud tuima surumisega rinnus, mis ei tahtnud kaduda. Kontrollisin oma telefoni. Ühtegi sõnumit ei olnud. Signaal vilkus, seejärel langes ühele ribale. Umbes kella 10 ajal vilkusid tuled hetkeks ja siis rahunesid. Mu süda hüppas igal juhul. Lukkusin ukse kinni, siis ka magamistoa ukse. Ma tundsin end tobedalt, kuid tegin seda ikkagi. Kui ma lõpuks üles läksin, vahetasin ööriiete vastu ja istusin voodi äärde, kuulates. Maja nagises, vanad puidust põrandad reageerisid külmale. Kuskil nende tuttavate helide all arvasin, et kuulen midagi muud. Kriipimist. Ma tardusin. Helin tuli taas, aeglaselt ja teadlikult. Läksin üle toa ja piilusin kardinast kitsast prakku. Aed oli vaikselt jäises kattes, mis kägistas moonduvat kuuvalgust. Mitte midagi ei liikunud. Välja hingates udustasin klaasi. Olin lasknud oma kujutlusvõimel vabalt lennata. See oli kõik. Uni tuli killustatult. Uinusin, et ärgata iga väiksema heli peale. Ühel hetkel unistasin poest tuttavast naisest. Ta seisis mu aia serval, tema kuju oli külma tõttu udune, kuid silmad teravad nagu kunagi varem. Jää mäletab, ütles ta rahulikult. Inimesed unustavad, aga jää ei unusta kunagi. Ärkasin äkki, süda peksmas, maja ümber vaikus. Kontrollisin kella. Veidi pärast 3. Pikka aega lamades vaatasin lakke, oodates hommiku saabumist. Hommik tuli vaikselt, nagu sageli pärast tormi, justkui öö oleks kulutanud kogu oma vägivalla, jättes endast maha vaid rahu. Ärkasin kahvatu halli valguse alla, mis surus magamistoa kardinate vastu ja harjumatule vaikusele. Ei mingit tuult, ei kauget liiklust, ainult mu enda hingamine, aeglane ja ühtlane. Ühe hetkega unustasin jää, hoiatuse ja rahutuse, mis oli mind öö läbi saatnud. Siis istusin üles. Maja tundus liiga rahulik, nagu peatatud hingamine. Tõmbasin selga paksu sviitri ja mähkisin end rikka ümber, enne kui alla suundusin. Põrand oli mu jalgade all külm, just selline külm, mis imbub sissepoole, tuletades meelde, et on talv, olgu see meeldib või mitte. Tehasesin kohvi harjumusest, masin mulises vaikselt rahulikus köögis. Kui see keetis, jalutasin esiku akna juurde. Peatusin. Aed oli kaetud veatu jääkihiga, sile ja katkematu, ulatudes rõduastmest aiapiirde poole. See peegeldas nõrka hommikust valgust, hõbedane ja klaasjas, peaaegu ilus oma rahus. Peaaegu, sest selle täiusliku pinna lõikas läbi jälgede rada, suured ja sügavad, mis algasid külgväravast igas sammus kindlalt ja raskelt. Need liikusid otse maja poole, peatudes just enne rõdu. Siis nad pöördusid. Mu kõht tõmbus kokku. Prints ringutas maja ümber aeglaselt, meetodlikult, jälgides seinte äärist. Nad peatusid elutoa akna all, siis köögi juures. Kui nad liikusid maja poolt tagasi, suundusid nad magamistoa akende suunas, mis vaatasid õue. Surusin käe klaasile, sõrmed värisesid. Jäljed peatusid otse mu magamistoa akna all. Peaaegu nägin seda. Keegi seisis seal pimeduses, vaatas üles, jälgis mind. Kohvimasin piiksus mu taga, selle heli kõlas vaikusest valjult. Hirmust hüppasin nii, et mu õlg põrkas vastu kappi. Süda tagus rinnus, pulsitunne ulatus kurku. Lainetades painutasin end akna poole, sundides end hoolikamalt vaatama. Jää oli puutumata kõikjal, välja arvatud seal, kus need saapad olid käinud. Jäljed olid sügavad, selged, mitte Richardi omad. Tundsin tema sammu, tema jalatseid. Need olid suuremad, raskemad. Keegi oli tulnud öösel, kui ma magasin. Siis mõistsin. Kui oleksin jääd kraapinud, nagu Richard ütles, ei oleksin midagi näha. Ei jälgi, ei tõendeid, lihtsalt paljas betoon ja haiget tekitav tunne, mida ei saanud kunagi seletada. Astusin tagasi, jalad värisesid, haarasin leti servast, et mitte põrandale istuda. Meeles ruttasid mõtted, püüdes lünki täita, et mõista, mida ma nägin.
Aknaid ei olnud purunenud, uksi ei olnud sisse murtud, midagi ei olnud varastatud, ainult jäljed ettevaatlikud. Liikusin aknast aknani, mu sammud aeglased, kartes, et kui ma kiirustan, võib midagi kohutavat ilmneda. Tagauks oli lukus. Aknad olid kinni. Kõik nägi välja täpselt nagu ma olin jätnud, välja arvatud jää. Välja arvatud see, mida see oli mäletanud. Külm taipamine kattis mind, raske ja vaieldamatu. Keegi oli teadnud, et ma olen üksi. Keegi oli võtnud aega, et siia tulla, et käia mu maja ümber pimeduses, et uurida seda, et uurida mind. Tõstsin värisevad käed telefoni poole ja mõistsin äkitselt, et see ei ole enam midagi, millega ma saaksin üksi silmitsi seista. Mu sõrmed värisesid nii, et pidin numbri 2 korda valima. Seisin köögis, selg vastu kappi, silmad aknal, kartes, et kui ma vaatan eemale isegi sekundiks, võib midagi muutuda, et jäljed kaovad, või veel hullem, et keegi seisab seal jälle. Kui kõne lõpuks ühendust sai, sundisin end selgelt rääkima. Minu nimi on Elaine Carter, ütlesin. Elan Eastale tänaval. Keegi oli mu õues eile öösel. Operaatorkeskus küsis tavalisi küsimusi. Kas keegi sai haiget? Kas oli sissetungimist? Kas olin üksi? Vastasin igaühele ettevaatlikult, mu hääl oli stabiilsem, kui tundsin. Ei, ütlesin. Midagi ei olnud varastatud, aga jääs on jäljed. Need lähevad ringi mu maja ümber. Teisel pool oli lühike paus. Hästi, proua. Patrullauto saadetakse välja. Palun jääge sisse ja ärge segage piirkonda. Lõpetasin kõne ja lukustasin telefoni ekraani, mu peegeldus vaatas mulle tagasi, kahvatu ja hirmul. Sõlmisin käed enda ümber ja ootasin. Patrullauto jõudmiseks kulus 20 minutit. Vaatasin kardinast, kuidas see kohale sõitis, rehvid ettevaatlikult jääkülmal teel krõbistades. Külm õhk tuules, kui kõrge mees astus välja, tema hingamine nähtav. Tal oli see rahulik enesekindlus, nagu oleks ta kogenud liiga palju, et pisiasjade pärast muretseda. Ta koputas uksele, selgelt ja resoluutselt. Politsei, kuulutas ta. Avasin ukse piisavalt, et teda selgelt näha, ning enne lukust lahti tegemist tõmbasin ketti kõrvale. Ta noogutas lühidalt. Politseinik Marcus Holloway, tutvustas ta end. Kas sina oled Elaine Carter? Jah, vastasin ma, ta astus sisse, eemaldades jää oma kingadelt. Tema silmad skaneerisid kiiresti ruumi, peatudes vaid hetkeks. Näita, mida sa nägid, ütles ta. Astusime koos verandal välja. Külm õhk lõikas mu kopsud, kuid ma ei pannud sellele suurt tähele. Politseinik Holloway kummardus esimestele jälgedele, uurides neid tähelepanelikult. Need ei ole juhuslikud, ütles ta pärast hetkepause. Hea sügavus, tugev tall, töösaapad või turvasaapad. Ta järgnes jälgedele aeglaselt, ringi käies just nagu see tundmatu mees. Iga sammuga muutus tema nägu tõsisemaks. See inimene ei olnud purjus, jätkas ta. Ta ei olnud kiirusel. Ta teadis täpselt, kuhu ta läheb. Neelasin raskelt. Kas sa saad öelda, kui pikk ta oli? Holloway mõõtis silmadega sammude vahemaa. Alates 6 jalga, võib-olla rohkem. Pikad sammud. Ma tõmbusin rohkem kokku. Mu abikaasa lahkus eile õhtul umbes 8 paiku. Ta vaatas mulle teravalt otsa. Sinu abikaasa ei kanna selliseid saapaid. Ei, ütlesin ma kiiresti ja tal on lühem samm. Holloway noogutas, kirjutades juba oma väikesesse märkmikusse. Kas keegi teine teadis, et sa oled üksi? Ma kõhklesin. Ta töötab logistikas. Inimesed teavad tema graafikut. Kas keegi, kellega sul on probleeme, küsis ta. Kas keegi on sind ebamugavust pakkunud? Ma võdistasin pead, kuigi kahtlus hiilis sisse, vaatamata sellele, et ma üritasin end rahustada. Ta tõusis ja skaneeris naabermaju. Kas siin lähedal on turvakaameraid? Jah, vastasin ma. Teisel pool tänavat. Nolan paigaldas ühe eelmisel aastal. Hea, kostis ta. See võib meile palju öelda. Kui me tagasi sisse suundusime, peatus ta uksel. Carter, ütles ta vaikselt. Kes iganes seda tegi, ei olnud siin juhuslikult. Mu süda vajus. See näeb välja nagu keegi, kes jälgib rutiine, näeb, kes on kodus ja millal.
Siis mõistsin, et jää oli teinud rohkem kui lihtsalt jalajälgede säilitamine. See oli peatunud millegi toimumisest. Nolani kaamera suunas tänavale, mitte mu õuele, kuid see oli piisav. Seisisime tema elutoas, kolmekesi ekraani ees, kui video taasesitust alustas. Pilt oli terav ja pesemata, pleekinud tänavavalguse heledas kuma, lumi hõljus külje pealt nagu staatika. Politseinik Holloway kummardus ettepoole, käed risti, täiesti liikumatult. Seal, ütles ta. Figuur ilmus vasakult kaadrisse. Mu hing jäi kinni. Mees oli pikk, lai õlgade pealt. Tema nägu peitis madalal tõmmatud kapuuts. Ta käis kindlalt, mitte kiirustades, mitte ettevaatlikult. Ta peatus mu värava juures ja vaatas otse minu maja poole. Isegi kehva kvaliteedi kaudu tundsin ma seda. Ta ei arvanud. Ta tõstis luku kergelt üles ja astus mu õue. Kellaajad näitasid veidi pärast 11:30. Nolan surus käe suu peale. Oh mu jumal! Käisime silmadega edasi-tagasi, jälgides, kuidas mees kadus kaadrisse, suundudes minu poole. Aeg venis ja mitu minutit hiljem ilmus ta tagasi, jalutades sama teed pidi. Enne lahkumist peatus ta taas. Seekord pööras ta end ringi, seisis kaamera ees ja kaldus kergelt kõrvale, justkui kuuldes midagi, mida vaid tema suutis tajuda. Seejärel, selgelt ja rahulikult, tõusis tema näole väike naeratus, mitte lai, mitte dramaatiline, aga piisav, et mul oleks külm tõeliselt sisemusse tungida. Politseinik Holloway peatas video. Pean sind midagi väga ettevaatlikult küsima, ütles ta. Kas see mees näeb sulle kuidagi tuttav välja? Uurisin külmutatud pilti. Kapuuts peitis suure osa tema näost, kuid midagi tema kehakuju juures kiskus mu mälu. Ma ei ole kindel, tunnistasin ma, võib-olla keegi, keda olen varem näinud. Holloway noogutas aeglaselt. See on mõistetav. Ta selgitas, et saapad sobisid tüübi juurde, mida sageli kanti tööstuslikes ladudes. Tugevdatud, libisemiskindlad, standardvarustus teatud rajatistes. Kus teie abikaasa töötab, küsis ta. Jaotuskeskuses, mis asub jõe ääres, vastasin automaatselt. Kas ta on kunagi maininud, et tal on tööl probleemid kolleegidega? Holloway jätkas. Konfliktid, vallandamised, õnnetused. Kartsin hetkeks, aga siis ei saanud ma jätta ütlemata. Seal oli keegi, rääkisin ma aeglaselt. Mees nimega Kaleb. Ta vallandati eelmisel aastal. Richard ütles, et ta oli ebastabiilne. Süüdistas kõiki teisi oma vigades. Holloway silmad teravnesid. Kas su abikaasa on temaga ühendust hoidnud? Mu kõht keeras end kinnisesse sõlme. Ma ei tea, ütlesin ma, Richard ei räägi minuga enam palju. Just siis helises telefon. Holloway astus kõrvale, et kõne vastu võtta. Vaatasin, kuidas tema näoilme muutus, kui ta kuulas. Tema lõug tõmbus pingule, õlad jäid kõvaks. Kui ta kõne lõpetas, vaatas ta mind teistmoodi. Carter, ütles ta, oleme saanud täiendavat kaameramaterjali teie abikaasa töökoha lähedalt. Mu pulss tuksus kõrvus. See näitab, et teie abikaasa kohtus mehega, kes vastab sellele kirjeldusele, 2 ööd tagasi, jätkas ta. Nad rääkisid mitu minutit. Sisesoones ei olnud kaameraid, kuid ajastus klapib. Tuba tundus kallutavat. Ei, sosistasin ma, see ei ole loogiline. Holloway ei katkestanud mind. Teie abikaasa palus teil jää ära kraapida, ütles ta ettevaatlikult. Ta rõhutas seda korduvalt. Jah, vastasin. Mu hääl kõlas kaugel. Ja kui te oleksite seda teinud, jätkas ta, ei oleks hommikul jalgade jälgi, ei oleks tõendeid, et keegi oleks siin olnud. Mõistmine tabas mind hirmuäratava selguse ja teravusega. Ta tahtis mind õues, üksi, öösel, jää peal. Kukkumine oleks olnud kerge, usutav, traagiline. Tundsin end haigena. Uurime nüüd teie abikaasa kindlustuspoliiside kohta, ütles Holloway vaikselt. Eelkõige kõiki hiljutisi muudatusi. Langesin proua Nolani diivani servale, mu jalad vaevu pidasid mind püsti. Carter, lisas ta. See ei olnud juhuslik ähvardus. See oli planeeritud. Mu mõtted rändasid tagasi aastate pikkuste vaikuste, kauguse, külmade pilkude ja lühikeste sõnade juurde. Kui kaua olin ma olnud probleem, mida lahendada, mitte naine, keda armastada.
Vanema naise hääl kajahtas mu mälus, rahulik ja kindel. Jäta see täpselt selliseks, nagu see on. Jää ei olnud ainult jälgi säilitanud. See oli purustanud vale, milles olin elanud juba aastakümneid. Minu mõtted tiirlesid pidevalt naise ümber, keda olin näinud toidupoest. Politseinik Holloway jätkas oma uurimist, soovitades mul mõneks ööks naabri juurde jääda, kuid ma ei suutnud temast loobuda. Tema silmad, tema hääl, hoiatuse kindel toon, see ei tundunud enam kummaline ega müstiline, vaid pigem täpne ja vajalik. 2 päeva hiljem, pärast ametliku ütluse andmist, hakkasin ringi küsima. Ei läinud kaua, kui sama poeketi vanem müüja tunnustas mu kirjeldust. Ah, sa räägid Ruutist, ütles ta vaikselt. Ta käib siin vahel, aga mitte enam nii tihti. Ruut, kordasin ma, ta elas kunagi seal vanade raudteede lähedal, jätkas müüja. Kaotas oma mehe aastaid tagasi, libises jääle maja ees hilja õhtul ja suri enne, kui kiirabi kohale jõudis. Mu hing jäi kinni. Nad ütlesid, et see oli õnnetus, lisas müüja. Aga ta ei uskunud kunagi seda. Ta ütles, et keegi soovis, et ta kadus. Ta väitis, et märkide järgi oli seda võimalik näha, kui oskas vaadata. Poest lahkudes olid mu käed värisevad. Ühe sotsiaaltöötaja kaudu, kes oli seotud naabruses asuva abivajajate elukohaga, õnnestus mul korraldada kohtumine Ruutiga. Nad hoiatavad mind, et Ruut ei räägi enam palju, hoiab endale ja ei meeldi küsimused. Kui kohale jõudsin, istus ta akna ääres, pleekinud salli sisse mähituna, vaadates, kuidas lumi langes väikese sisehoovi. Kui ta pöördus ja mind nägi, teravnesid tema silmad kohe. Sa kuulasid, ütles ta. Ma polnud veel sõnagi öelnud. Jah, sosistasin. Ma kuulasin. Ta noogutas ühe korra, justkui oleks see olnud kõik, mida ta vajaski. Nad ei kuula kunagi, ütles ta rahulikult. Nii see juhtub. Istusin tema vastas, süda tuksub rinnus. Kuidas sa tead? Küsisin. Jääst. Sellest ööst. Ruut pani käed sülle. Sest kontroll näeb alati välja ühtemoodi, vastas ta. Mehed, kes tahavad õnnetusi, ei suru, nad korraldavad. Ta rääkis oma mehest, surveest, väikestest nõudmistest, ainete osadele, mis tol ajal tundusid kahjutud. Mine välja. Tee seda kohe. See ei võta kaua aega, jää, millega ta ei oleks tohtinud kokku puutuda. Ma näen mustreid, ütles ta lihtsalt. Ma kuulen neid, kuidas inimesed räägivad, mida nad küsivad, mida nad nõuavad. Enne kui ma arugi sain, voolasid pisarad mu näolt. Sa päästsid mu elu, ütlesin. Ruut vaatas tagasi akna poole. Ei, ütles ta pehmelt. Sa ise päästsid. Sa valisid mitte kuuletuda. Me istusime vaikuses pikka aega, vaadates, kuidas lumi langeb. Enne lahkumist ulatas ta oma käe ja haaras mu käest. Tema haardes oli endiselt jõudu. Pea seda meeles, ütles ta. Armastus ei pane sind ohtu. Ja headus, lisas ta, vaadates taas mu silmadesse, leiab alati tee tagasi. Kui astusin külma Detroit õhku, tundsin midagi, mida polnud aastaid kogenud. Selgust ja jõudu, mis tuleb tõe lõpuks nägemisest. 3 päeva pärast arreteeriti Richard. Uurimise süvenedes hakkasid tõendid kiiresti kogunema. Telefonikõned, kustutatud sõnumid, mis õnnestus tema sülearvutis taastada ja äkki ilmus päevavalgele ka elukindlustuspoliis, millest ma polnud isegi teadlik. Vestlused, mis tõendasid, et tema plaanis asju, mitte ei reageerinud neile, et ta arvutas olukordi, mitte ei hoolinud neist. Kui politseinik Holloway mulle seda ütles, tundsin midagi ootamatut. Kergendust. Mitte leina, mitte šokki, vaid sügavat ja rahulikku vabastust, nagu oleksin lõpuks maha pannud koorma, mida olin aastaid kandnud, isegi mõistmata, et see mind lõhub. Kui nad ta ära viisid, ei nutnud, ma vaatasin elutoa aknast, kuidas patrullauto liiklusest lahkus, samalt tänavalt, kus ta kunagi lubas mind kaitsta ja koos minuga elu üles ehitada. See lubadus oli aegunud ammu enne, kui käerauad klõpsatasid. Järgnevatel nädalatel viibisin naabri juures, seejärel õe juures väljaspool linna. Ma ei suutnud enam selles majas magada. Alguses vähemalt. Iga põrandapõrin tundus liiga vali. Iga vari tundus liiga teadlik. Lõpuks tegin otsuse, mille oleks pidanud ammu langetama. Müüsin maja.
kinnisvaramaakler ütles, et seal on head alust, piisavalt valgust ja potentsiaali. Naersin selle peale. Alused võivad olla tugevad, kuid ikkagi kanda valu. Valgus võib olla blokeeritud aastaid, enne kui see teed leiab. Kolisin väikesesse korterisse, mis asus lähemal Detroitile. Mitte midagi uhket, lihtsalt vaikne ja turvaline. Minu oma. Esmakordselt aastate jooksul ei öelnud keegi, mida ma tegema pean. Keegi ei nõudnud seletusi. Keegi ei seadnud mu elu nagu takistuste seeriat. Minult oodati lihtsalt vaikset ellujäämist. Mõnikord külmadel hommikutel mõtlen ma ikka veel jääle. Kuidas midagi nii tavalist, nii kergesti kõrvale jäetavat, muutus elu ja surma vaheks. Kuidas ma olin nii lähedal, et astuda välja, lihtsalt sellepärast, et mind oli kästud. Kuna allumine oli kunagi tundunud kergem kui vastupanu. Ja ma mõtlen Rutile, sellele, kuidas headus ringleb ringina, minult temale, temalt tagasi minule, mitte raha või tänu, vaid hoiatuse kujul, mis anti just õigel hetkel. Inimesed armastavad seda saatusena, õnnena või juhusena nimetada. Mina mitte. Ma nimetan seda kuulamiseks. Kuulamiseks selle ebamugavuse üle, mille ära unustama oled õpetatud. Kuulamiseks häält, mis ütleb, et midagi on valesti, isegi kui sa ei suuda seletada, miks. Kuulamiseks, kui keegi räägib raskelt teenitud tõest. Jää mäletas, mida ma peagi unustama pidin. Ja just selle tõttu olen ma siiani siin. Eluõppetunnid sellest loost, esiteks, rutiin võib peita ohtu, kui lõpetad selle küsimise. Teiseks, intuitsioon räägib sageli vaikselt. Kolmandaks, kontroll, mis on maskeeritud mureks, on endiselt kontroll. Neljandaks, väikesed head teod võivad tagastuda elupäästvate hoiatustena. Viiendaks, õigel hetkel kuulamine võib muuta kõike. Kui see lugu pani sind peatuma, küsi endalt ühte asja. Kas sa oleksid kuulnud? Millise õppetunni sa sellest loost kaasa võtsid? Ja millises linnas sa seda vaatad? Jaga ja jäta kommentaar allpool. Sinu hääl võib aidata kellelgi teisel kuulata.